Võib-olla oleks õigem küsida, millal mul on aega pilte teha, kuna mul on põhitöökoht, täiskohaga töökoht, siis ma saan joonistada enamasti kas nädalavahetustel või siis, kui ma tulen töölt koju. Ja seda aega ei ole väga palju. Nii et tänu sellele võib-olla ka mu loomuse tõttu mulle väga meeldivad tähtajad ja raamid, sest nende sees on mul väga lihtne ennast kategoriseerida või oma tööajad kuidagi paika panna. Et minu jaoks ongi võib-olla kõige hullem see, kui mulle öeldakse, et tee siis, kui jõuad. See tähendab, et võib juhtuda nii, et ma ei jõuagi seda teha, sest tihtipeale tulevad siis kas tähtajaga tööd või need tööd, mida ma suudan kuidagi kategoriseerida, need tulevad ette ja siis töö, mis kuidagi hõljub seal kuidagi sellises ebamäärases tulevikus ei pruugigi nagu kuidagi minu pähe jõuda. Mu töö on valmis siis, kui ma tunnen, et ma ei oska sellele pildile enam mitte midagi lisada. Ja raamat on valmis siis, kui midagi ei jää enam kripeldama. Kripeldus tuleb tihti hiljem. Siis kui sa vaatad uuesti seda raamatut ja mõtled, et ai, näed, selle koha oleks võinud hoopis teistmoodi lahendada või see tegelane ei olnud ikka päris see, mida ma mõtlesin. Aga siis, kui sa vaatad seda pilti ja sa tunned, et nii, nüüd on kompa on paigas, tegelased on paigas, värv on ka okei. Ja siis sa tunned, et jah, sa võid sellel minna lasta. Et see pilt võib juba raamatusse minna küll. Kõige toredam on see, et ma saan teise inimese mõtteid kujundada või tema peas olevasse ruumi minna ja seal nagu laamendada, nii nagu ma ise tahan. Et see on kõige toredam, sest et see on tegelikult kirjaniku ja ka kirjastaja poolt hästi suur usaldus anda illustraatorile nagu see oma maailm kätte ja lasta tal kujundada see oma käe järgi. Et ma väga hindan seda, et mul lubatakse seda teha. Ma arvan, et see on äkki karakteriloome. Mulle väga meeldib karaktereid välja mõelda ja üritada neid siis sobitada selle tekstiga, mis mul on ette antud. Ja siis võib-olla inimesed, mulle meeldib kõige rohkem inimesi joonistada. Ja kõik võiks ju arvata, et inimene, mis see kõik on enam-vähem ühesugused, eks ju. Aga tegelikult need nüansid, mis seal tulevad ja need näoilmed ja kehapoosid ja käed, et teate, kui raske on käsi joonistada ilma modellita, et see on üks kõige raskemaid asju üldse. Et alles eelmine aasta õppisin selle ära tänu sellele, et ma joonistasin ühte koomiksit 4 aastat järjest. Et see on ülisuur oskus, ma poleks elu sees mõelnud, et see on nii keeruline, aga see on tõesti keeruline.